Tere tulemast meie tänasele veebinarile, veebikohtumisele ja tere ka kõikidele, kes järgi vaatavad. Täna me räägime veest. Janu, mida ei tunnistata. Räägime nii psühholoogilistest aspektidest seoses veega kui ka siis sellisest vee joomisest. Miks on vesi vajalik ja mida see meie kehale annab? Triinu. Nii, tere ka minu poolt. Mina olen Triinu ja ma jagan kohe siin slaide. Nii on näha, on ju. Täisekraan, jah. Ehk siis Janu, mida ei tunnistata, keha, vesi, alateadvus. Mina olen siis Triinu ja olen täna teaduse avardaja. Kõik, kes on mu lugu juba kuulnud, siis seda ma täna kordama ei hakka, aga tänu iseenda loole olen ma täna siin, kus ma olen, siis aitan inimestel energiat tervendada, alateadvust ümber programmeerida, et tõsta inimeste sagedust ja aidata neid nagu looma muutust oma elus, sest ka mina olen selle muutuse läbi teinud, muutes oma alateadvust. Nii, vesi, kui siis mina räägin siis kui sellest vaimsest sümbolist, ehk siis tegelikult on vesi esindab meie tundeid, meie liikumist, eluenergia voolu, kuidas me vastu võtame, keha ja hinge koostööd, naiselikkust. Ehk see tähendab tegelikult seda, et kuidas sa oma elus liigud, kui paindlik sa oled, kui voolav sa oled, või sa oled selles mõttes surve all ja pinge all ja mõtled ainult, et kõik on stress ja kõik on nagu ma ei paindu kuhugi ja kõik, ehk siis see kastis olemise tunne, et kuidas see on, sest vesi, nagu sa tead, voolab täiesti vabalt igal pool ja nii ka meie saame oma elus voolata. Aga nüüd räägime nendest konfliktidest, miks me ei voola, mis on need vaimsed põhjused. Ja need vaimsed põhjused on see pool, et meil on meie tunded on siis kas siis maha surutud või meil on blokeering oma tunnete ees. Ehk see tähendab seda, et kui inimene hakkab vett jooma, siis see tegelikult aktiveerib tema tundeid. Ja kui inimesel on palju kurbust või töötlemata leina või viha, mis iganes, siis tegelikult inimesed ütlevad, et ma ei taha vett juua, aga tegelikult on alateadvuses see koht, et ma ei taha praegust tunda. Ja inimestel, kellel ongi siis see pool, et nad ei joo, siis neil on vaja just hakata jooma ja hakata neid tundeid nagu töötlema, sest et kui kellel võib ärevus olla, kellel depressioon, kellel mis iganes, siis see on see koht, kus inimesel on nii palju alla surutud kurbust ja nii palju neid töötlemata tundeid ja vesi hakkab neid aktiveerima ja see tähendab seda, et peas hakkab, kui inimene hakkab vett jooma, hakkab pearinglus, inimene võib ära ehmatada, aga see on ainult sellepärast, et ta ei ole hakanud oma tundeid töötlema ja siis ta kardab ja ütleb, et ma ei taha vett. Tegelikult ta kardab tunda. Kontrollivajadus, see tähendab tegelikult seda kohta, et inimesed kontrollivad kogu aeg. Et see tähendab seda, et alateadvuses on programm, et ta on kogu aeg, närvisüsteem on valvel olekus. Ma pean ise kõikide asjadega saama hakkama ja just see on tulnud siis, kui meie lapsepõlv on olnud, kus me oleme siis pidanud olema üksi, kus me oleme pidanud üksi hakkama saama ja see tähendab seda, et tekib selline varajane vastutus nagu iseenda eest, elu eest, aga tegelikult see paneb närvisüsteemi kontrollima valvel olekusse ja see paneb ellujäämisrežiimi. Ja see tähendab seda, et inimene ei teagi, mis tähendab ka tegelikult olla usalduses, sest tal ei ole seda kohta, sest ta kontrollib kõike, aga see on koht, kus sa lihtsalt saaksid aru saada, et kui sa kontrollid kõike, siis sa ei taha ka vett, sa eelistad magusaid jooke, karastusjooke,
sest sest sa ei ole voolus, sinu alateadvuses on see programm, et ma pean veel pingutama, et seda saada, ma pean veel pingutama, ehk siis see surveenergia, ehk siis inimene elab nagu väga suures surveenergias, mida ta peab kõike tegema. Ta peab hakkama saama, ta peab kõigega tugev olema, ta kõike peab kontrollima, ehk ta ei saa üldse, närvisüsteem ei saa üldse lõdvestudagi, sest ta kogu aeg kontrollib. Ja see on pingutamine ja ta ei oska ennast maha laadida, ta ei oska olla voolus, ei oska, närvisüsteem ei oska, alateadvus ei tea, mida tähendab olla usalduses, voolus. Ja see on vaja ümber teha. Kui inimestel on katkenud kehaga ühendus, ehk siis nagu ma olen rääkinud, et me oleme inimestena siis terved, kui meil on 3 ühendust korras, keha, hinge ja vaimuga. Ja kui nüüd on kehaga ühendus katkenud, meil on traumasid palju, need annavad ärevusena tunda, siis lihtsalt peaksid inimestena nagu on vaja teadvustada seda kohta, et see trauma on vaja tervendada ja meil on vaja saada ühendus kehaga. Ja aga kui sa vett ka ei joo, siis see ühendus ka ei toimi. Nii et kui sa hakkad juba vett jooma, siis tegelikult sa juba juues vett ütled iseendale, ma olen siin, ma olen oma kehas. Ja kehas olemine on turvaline. Nii et sellepärast, et kui ühendust ei ole, siis me kardame kõiki asju ja me kardame ka tegelikult vee joomist. Vastuvõtmise plokk. Ehk siis kui meie sees alateadvusele on vastuvõtmine ohtlik, ehk siis me oleme kogu aeg anname ja vastu võtta ei saa, sest see on seotud ohuga. Ja seal sees on inimestel väga tugev uskumus, ma ei vääri. Kõik hea tuleb ainult pingutusega. Siis see tähendabki seda, et kui me hakkame lihtsalt vett jooma, siis see tundub alateadvuselt, nii lihtne või, ma joon vett ja siis ma hakkan juba voolama. Tegelikult nii ongi. Tegelikult nii ongi. Kõik ongi lihtne. Mis siis veel takistavad meil seda vee joomist, on see pool, et kui meil on eelnevates eludes muster, mis on lahendamata, mis on veega seotud. Minul näiteks oli trauma. Läksin 5-aastasena vett võtma. Kodus oli vanasti, kui me elasime siis maal, talus, siis oli toodud ju kaevust vesi kööki ja ma võtsin, aga kuna ma võtsin nii halvasti, ehk siis see ämber kukkus kõik maha. Nii et ma sain tegelikult nagu väga suure šoki, sest minu ema, kes samal ajal ka oli kodus, see ehmatas ka ära. See pistis ka röökima, see tähendab seda, et kõik said šoki. Mina sain šoki, sest see jäi mulle nagu väga tugevalt nagu oli lahendamata ja ma ei joonud vanasti vett. Ma tõsiselt vältisin vett ja sellepärast, et kuna minul oli sellised olukorrad lahendamata, nii et selles mõttes see ongi see pool, et kuula sina, märka sina, mis kõnetab sind. Miks vesi on praegust oluline? Sest me tegelikult, meil on vaja tulla ära uutele sagedustele, et meie vanad ellujäämismustrid ja traumamustrid hakkaksid, me saaksime neid töödelda ja lahti lasta. Sellepärast, et inimesed, kes vett ei joo, on tegelikult väga tundlikud inimesed. Nad on vaimselt väga avatud. Neil on ülemine korpus, kõik on lahti, aga alt on kinni. Aga meil on vaja kõik see energia, kõik enda selles mõttes kõik tasakaalustada ja hakata just vett jooma ja vastu võtma uusi asju. Sest et kui meie süsteem on õppinud kinni hoidma, siis see tähendab ka tegelikult seda, et siis ka tegelikult me hoiame
hoiame ka vett kinni, siis keha hoiab vett kinni, et ka siin on üks koht, kus inimestel tuleks nagu teadvustada, et kui sa oled selles kohas, et sa oled õppinud, sa oled selles programmis, et ma pean kõike kinni hoidma, siis sa hoiad ka vett kinni oma kehas, sa hoiad kõikisuguseid emotsioone kinni kehas, aga tegelikult sa oled ise nii tundlik ja vaimselt avatud. Ja siin on vaja hakata tasakaalu looma, hakata lahti laskma, õppima lahti laskma vanadest ellujäämismustritest ja vesi aitab seda teha. Sellepärast, et meil on nii palju mustreid sees, aga vesi annab sellele nagu juurde selle, et sa saad elus edasi liikuda. Sest vee joomine näitab ära, kui palju sa elus edasi julged liikuda. Nii, ehk siis siin on veel kord ära toodud see pool, et kuna keha ja alateadvus suhtlevad vee kaudu, sest vesi on see, mis siis aitab meie närvisüsteemi, hormonaalsüsteemi, alateadvust, kõik omavahel suhtlevad, me oleme kogu tervik. Ja see tähendab seda, et kehas on vaja seda vaba liikumist, ta tahab vett saada ja keha annab kogu aeg signaali, et ta saaks edasi liikuda, et tal oleks jõudu ja jaksu liigelda, siis see vool oleks ka vaba, takistusteta on väga oluline vett juua. Sellepärast, et kui me vett ei joo, siis sa võid tunda kehas raskustunnet, seletamatult imelikke tundeid ja siis sa võid selles mõttes süüa, aga tegelikult keha tahab vett saada, sest see vesi on ülioluline, sest me koosneme ju 80% veest. Nii, kui sul on selline koht, et keha ei ole õppinud küsima vett, ta ei ole õppinud, sa ei ole talle andnud mitte kunagi vett, siis see on see pool, et see keha ei väljendu. Ta on juba, võib-olla sa võid tunda ennast ärrituna, oled hajevil, sul on keskendumisraskused, sa oled emotsionaalselt nagu tardunud, siis see on see koht, kus sa saaksid aru, et keha ei ole saanud vett ja see on kõik ära pingestanud. Sinu keha võib olla pinges ja ellujäämine ja kehal ei ole vett antud ja ta lihtsalt, see väljendub sinu enda olemises siis sellisel viisil, nagu siin on ka kirjas, et sa ei ole nagu kohal. Sa reageerid üle, sest sinu kehas ei ole saanud vedelikku ja see on see koht, kus ta siis hakkab ümber nurga sinu kaudu ütlema, et oo, palun joo vett. Ära anna mulle kogu aeg süüa, joo vett ka, sest sinu enda enesetunne määrab selle. Nii, veel kord ära toodud siin seda kohta, et alla surutud mustrid, alla surutud tunded jäävad kõik kehasse. Kõik on kehas ja me ei saa neist lahti lasta, see käib koostöös. Meil on vaja need ellujäämismustrid lahti lasta ja samaaegselt ka vett juua, sest see on koostöö. Vesi ja oma tunnete vabastamine on koostöö, sest see paneb inimese energia voolama, aitab vabastada neid emotsioone, mis on alla surutud. Sinu lihased hakkavad vabanema, sa suudad hakata hingama, sest enamalt tead inimestena me oleme kõik nii pinges, igapäevaselt pinges ellujäämises ja siis me oleme nendes mustrites veel. Aga hakates kõike seda tasapisi tegema, saame hakata tundma ennast kordades paremini, kergemana ja just sellepärast, et me vabastame enda allasurutuid tundeid ja joome vett. Nii, ehk siis kui meil on pingeid palju, siis see tähendab tegelikult seda, et alateadvusele tuleb õpetada kõiki neid asju, sest alateadvus, kui me oleme ellujäämisrežiimis, see on meile kõik selge, meil tuleb kogu aeg ellu jääda, see on nagu alateadvuse põhifunktsioon
ja see tähendab seda, et kui sina tunned, et nüüd on vaja muutust tegema hakata, siis sa hakka vaatama, mida su keha tahab, kas ta tahab vett saada, kas ta tahab puhkust saada. Sellepärast, et me ei survestaks, et see kõik nagu üleminek sealt ellujäämisest elamisse toimub samm-sammult. Ja siin on vaja kuulata oma keha, mida sinu keha tahab, sest kui meil on juba sellised erinevad sümptomid kehas, tunneme, et asjad ei toimi, ma olen väsinud, frustreeritud, siis keha sõnumid on need. Ja nüüd on see koht, kus sa hakkad kuulama, küsima, kas mu keha tahab süüa, kas ta tahab juua. Ja siin on vaja ka aru saada, et vahepeal tahaks nagu süüa, aga kõht ei ole tühi, tegelikult tahaks vett, aga veel pole harjumust, siis talle tuleb hakata õpetama jooma vett, puhkust, anda selles mõttes kõiki neid asju, mida keha küsib. Keha küsib. Meil tuleb õppida täitma tema vajadusi. Ehk siis siin ongi see pool, et meil on vaja nagu lõdvestuda, ehk siis meie sisemine pool hakkaks liikuma, sest kui me oleme ellujäämises, see tähendab seda tegelikult, kus inimene meeletult rapsib, ta rapsib kogu aeg, aga inimene ei tea seda kohta, et on võimalik olla elamises ja elamine tähendab seda, et sa viskad, kujutage ette, selles mõttes selili ja sa ujud rahulikult. Sa võid nautida ja ujuda selles mõttes oma elu meres. Sa ei rapsi enam, sest see on juba, inimene hakkab siis rapsima, sest see viib ju teda tasakaalust välja. Aga selleks, et me elaksime täna ja naudiksime siin, on vaja aru saada, et meil on vaja usaldada. Ja elu usaldamine käib siis sellisel moel, et sa kujutadki ette, et sa viskad selili ja hakkad rahulikult ujuma. Ja sa võid ka selles mõttes ujuda rahulikult konna, ükskõik kuidas sulle meeldib, sest meil on vaja kehale õpetada uut asja, usaldama elu ja tulema selles mõttes nagu teadvusesse, hingamisele ja selles mõttes olemisse, sest ellujäämises inimesel ei ole aega olla, puhata, aga meil on vaja kehale ja närvisüsteemile õpetada uut süsteemi, elamine. Nii, ehk siis, kui sa praegust nagu tunned, et ei taha kuidagi vett võtta, siis tegelikult on see pool, et mis on parim lause iseendale öelda, et ma luban elul minus liikuda täpselt nii palju, kui praegu on turvaline. Ehk siis, miks me nagu võime olla selles veepuuduses, ongi see pool, et meil ei ole olnud turvaline edasi liikuda, me oleme kogu aeg rapsinud, peaasi, et ellu jääks, on ju. Aga nüüd on meil vaja hakata elama ja see tundub alateadvuse jaoks nii hirmutav, et ei peagi rapsima, võibki rahulikult võtta, siis see on alateadvuse jaoks ja meelele nii suur hüpe, sest ta on ju harjunud kogu aeg ellu jääma ja nüüd on vaja hakata liikuma rahulikkuse poole, turvalisuse poole ja anda nagu kehale selles mõttes lubada tal liikuda just täpselt nii palju, kui tal on turvaline. Ja tegelikult alles siis hakkab sul janu tulema. Et me ei survesta ennast, me ei pressi, vaid kõik on nagu rahulikult, et keha harjuks vee joomisega. Nii et mina olen tänaseks nüüd vett joonud 10 aastat, aga ma võin tõesti tunnistada, et kui ma olin oma elu väga raskes olukorras, olin 43, minus ei olnud vee joomise harjumist. Ma ei teadnud, mis on vesi, tunnistan ausalt. Nii et sellepärast on sellised meie nagu, kui meid keha äratab ülesse, siis on ülioluline hakata seda kuulama, nii et tänu sellele ma olen 10 aastat vett joonud ja Svea räägib nüüd sellest veest, mis on hea vesi, sest see ongi see pool, kus ma täna siis olen, elus terve, voolus, mitte rapsimises enam,
aga ma tean seda, mida tähendab ellujäämises olla ja siis keha on pinges. Aga aitäh kõigile. tere siis minu poolt veel kord ja mina räägin siis vee kvaliteedist. Siin oli küsimus ka sulle, Triinu, Okei, nii. et kas sa jood puhast vett või lisad ka mineraale? Et tegelikult me hakkame mineraalidest kohe ka rääkima. Ja ma joon seda vett, mida siis nüüd Svea räägib, nii et need on ülihead. Mina siis räägin joogiveest, joogivee kvaliteedist, sest et see on väga oluline. Millist vett juua? Nii, kas mul on täisekraanil Ja sul on väga hästi ja liigub? ja liigub. Aitäh. Et millist vett juua ja miks see siis meil vajalik on, see vee joomine? Nii, organism sisaldab meil väga palju rakke ja igas meie rakus on vesi. Me koosneme 70, 60, sõltub vanusest, 80% veest. Nii nagu ka maakera koosneb enamusest veest. Ja meie kehas olev siis vedelik vesi on see, mis meile annab elu, sest et kui meil ei oleks vett, siis meil ei oleks ka elu, nii ka maal. Et siin on siis nüüd ära toodud, millised elundid, kui palju vett siis sisaldavad. Need kopsud on 80%, veri 83%, nahk 72%, aju 75%, lihased 75%, liigesed 22%. Ja vee liikumine organismis ei peatu kunagi, mitte hetkekski siis sellel ajal, kui meie elame. Et lümf, veri, sülg, maomahl, uriin, higi, pisarad, kõik need vedelikud koosnevad peamiselt veest. Inimese organism, vee ja keemilise elementide sümbol. Inimkeha koosneb 2/3 veest ja 1/3 keemilistest elementidest. Ja iga element on oluline meie organismile, et meie süsteemid normaalselt siis töötaksid. Vesi on eluallikas. Vesi aitab transportida toitaineid rakkudesse, puhastab toksiinidest, aitab siis rakkudest viia välja toksiine ja kogu organismist. Ta aitab kontrollida meil kehakaalu, reguleerib keha temperatuuri, reguleerib vere viskoossust ja avaldab mõju liigeste seisundile. Et näiteks liigesed, et nad saaksid liikuda, selleks seal peab olema ka vesi. Küll aga, kui me vett ei joo, kui meie organismis on veepuudus, siis võib meid kimbutada peavalu, võib olla vererõhk tõusta, südamerütm, süda võib nagu niimoodi kiiresti põksuda, on meil tunne, või hingeldamist või hingamist, kolesterooli kogust aitab vesi reguleerida, kui näiteks on kolesterool kõrge, siis kindlasti tasub vaadata üle ka see, et kui palju vett juuakse. Kui ei joo piisavalt vett, siis nahk on kuiv, juuksed, küüned, liigesed valutavad ja soodustab siis kivide teket sapipõies ja neerudes. Et mina ise olen küll kogenud seda, et kui minul on veepuudus, siis minul tekib peavalu. Ja ma mäletan, kui ma ka ootasin last, siis mul olid
Ma siis ei olnud veel teadlik sellest kõigest, mida ma nüüd tean. Mul olid peavalud ja mul sattus olema niisugune hea arst, kes kohe küsis minu käest, et kui palju sa vett jood. Ütles, et ma hakkaksin lausa päevikut pidama, et kas ma joon piisavalt vett. Millist vett siis juua? Ikka siis seda puhast joogivett. Tee, kohv, alkohol, mahlad, igasugused muud joogid ei niisuta meie organismi niimoodi. Kui nüüd mõelda sellele, et siis inimene on ilmselt ainuke olevus maa peal, kes joob midagi muud peale vee ka. Et looduses ju loomad kõik joovad vett, kalad on vees. Et keegi ei võta omal hommikul kohvi näiteks. Füsioloogiliselt täisväärtuslikku vett, et vesi peab olema siis mineraalidega ja samamoodi on hea, kui ta on tema happealuselise tasakaal on siis balansis, sest et meie keha tegelikult vajab pigem natukene aluselisemat vett, et organism saaks seda vett omastada, sest kui me joome liiga happelist vett, siis organism hakkab seda töötlema, et üldse seda omastada. Ja seda siis, kui mineraalidega rikastada vett, siis see vesi on kergemini omastatav ja me ei kasuta oma eluenergiat vee ümbertöötlemiseks. Sama on näiteks ka külma veega, et kui me joome jääkülma vett, siis meie organism hakkab teda soojendama. Et jääkülm vesi ei ole niisugune omane meie organismile, meie kehatemperatuur on 36 kraadi ja et organism seda vett omastab, siis ta peab seda soojendama hakkama. Ja mineraalid. Normaalseks siis talituseks on vaja 1,5–2 liitrit vett päevas. Et juba ütleme, organismi juba töötamiseks peaks iga inimene jooma 1,5 liitrit vett. Aga tegelikult soovitused on, et 30–35 milliliitrit vett iga kehakilogrammi kohta juua päevas. Et kindlasti tasub sellele mõelda ja siis endal mõõta seda, kui palju vett juuakse. Mida siis vesi võiks sisaldada? Et siin on nüüd ära toodud tegelikult mitte see kogus, mida vesi peaks neid mineraalaineid sisaldama, vaid pigem see päevane vajadus organismile. Et me saame ka toidust neid kõiki aineid, aga väga hea on ka veest neid saada, et mitte kannatada selle puuduse käes. Et näiteks kaltsiumi me vajame selleks, et vajavad meie luud, liigesed, lihased, süda. Magneesiumi vajavad närvid, lihased, ajud, luud, süda. Kaaliumi vajab süda, lihased, närvid, luud. Räni vajavad lihased, närvid, neerud ja fosforit siis luud, seedekulgla, lihased, aju. Et nagu näha, kõik meie organid vajavad toitaineid, et funktsioneerida ja olla terved. Edasi vaatame siis vee tasakaalu organismis ja siis kaaliumi ja naatriumi seisukohast, et kaaliumi, naatriumi öeldakse niimoodi, et nii-öelda nagu pump. Et kui kaalium ja naatrium on tasakaalus, nende suhe, siis see on üks sellest osa, et rakuainevahetus toimiks. Neid on veel, see ei ole ainus, aga see on üks väga oluline osa. Et kui kaaliumi ja naatriumi siis ei ole tasakaalus või siis meil on see veepuudus, siis meil on väsimus, peavalu, nõrkus ja keskendumisraskused. Aga kui meil siis neid elektrolüüte ei ole piisavalt, siis on meil vedeliku peetus ehk siis tursed, vererõhu kõikumine ja raskustunne. Ehk tihtipeale öeldakse seda, et kui on näiteks
okei, kui on nagu kuskil mingid paistetused ja me joome vett, inimesed ei julge vett juua, siis tegelikult jah, kui juua valet vett, siis see ei ole hea, aga kui juua õiget mineraalidega tasakaalustatud vett, siis ka näiteks inimesed, kellel võivad olla mingid jalapaistetused või mingid kotid silmade all, siis mingi aja pärast, kui nad hakkavad jooma seda tasakaalustatud vett, siis loodetavasti need kaovad. Vererõhk, kui inimesel on näiteks vererõhk kõrge või on veri paks, siis kindlasti tasub üle vaadata, millist vett inimene joob ja kui palju seda vett inimene joob, sest see kõik vajab mineraalide rikast vett. Ma korra siin, Svea, toon siia oma näite veel, vaata, et kui mina 10 aastat tagasi, mul oli nagu meeletu ärevus, millest ma ei saanud nagu mitte midagi aru, sest ma ju hoidsin oma tundeid kinni, ma ei saanud ju aru, ma ei olnud sinnani jõudnud veel, aga siis ma hakkasin jooma just seda kaalium-naatriumi vett, sest ma käisin kogu aeg südamearsti juures ja ma ei jõudnud seal isegi selle, mille peal nagu seal vaja liikuda, ei jõudnud isegi liikuda, siis ta ütles mulle ka, et teate, mulle tundub, et teil pole vett kehas, et nagu siis ka see nagu arst ütles mulle ja siis ma hakkasin seda kaalium-naatriumi vett jooma, siis minu ärevus hakkas järjest nagu vähemaks minema, et mõningad inimesed tunnevad ärevust. Kui kehas on tasakaalutus, siis see on väga hea, sest see lihtsalt näitabki, et midagi keha annab sõnumit, palun kuula. Nii et kaalium-naatriumi vesi 10 aastat tagasi hakkas minu närvisüsteemi rahustama esimesel tasandil. Nii et seda tahtsin lisada siia veel. Aitäh! Ja et see ongi see kaalium, et kuna meie toidus kipub olema naatriumi rohkem ja kaaliumi puudus, sest noh, idee järgi me peaksime saama kaaliumi toidust, aga kuna meie mullad on kõik ülekoormatud erinevate väetistega, erinevate tõrjetega, siis ega seal muldades ei ole enam neid mineraale nii palju ja ka toit on kaaliumivaesem, kui oli seda varem, vanasti. Ja siin on siis toodudki välja see nii-öelda kaaliumi-naatriumi pump, et naatrium on vajalik organismile, et ei ole vaja valesti aru saada, et naatriumit ei vaja meie organism. Lihtsalt me tarbime seda liiga palju, näiteks soola näol ja kaaliumi liiga vähe. Aga naatriumi on siis vaja meil selleks organismis, et see viib rakust välja erinevad vees lahustuvad toksiinid näiteks. Ja kaalium aitab siis toitaineid rakku. Kaalium on siis organismi peamine elektrolüüt. Ta reguleerib vee jaotumist organismis ja selle organismist väljaviimist. Tagab toitainete transportimise rakku, tagab organismist toksiinide väljaviimist ja taastab organismi energiataset. Kui on meil stress, siis meie organism kaotab kaaliumi väga kiiresti. Ja nagu ma juba ütlesin, me tänapäeval tihti ei saa piisavalt kaaliumi toidust kätte. Et see kaalium saaks meie organismile positiivset mõju avaldada. Naatrium on siis teine elektrolüüt. See reguleerib vee jaotumist ja selle kinnipidamist organismis ja koos kaaliumiga osaleb närviimpulsside edasiandmises. Kui siis nüüd seda naatriumi on liiga palju, siis see hoiab organismis vett kinni ja naatriumit on liiga palju tänapäeval. Et siin on siis ära toodud joonis, et nüüd antioksüdantide vajalikkusest. Meil siis, miks meie organism vajab antioksüdante? Sest et meil on ebasoodne ökoloogia, vale toitumine, stressid, alkohol ja veel ka ebakvaliteetne vesi, sest et
noh, nii palju, kui mina olen inimestega kokku puutunud, siis ega väga paljud ei mõtle sellele, millist vett nad joovad. Ja tekivad haigused, enneaegne vananemine. See ei ole hea ajutööle, see ei ole hea üldse kogu meie organismile. Ja et siis rakke kaitsta kõiki nende negatiivsete ilmingute eest, siis väga hea on selline kooslus, et antioksüdandid ja mineraalainete rikas vesi. See meile annab nooruse, jõu, energia ja hea tervise, tugevama immuunsuse. Räägime ka väsimusest. Mis on siis väsimuse põhjused? Tänapäeval see väsimus on nagu kohati pandeemia, inimesed eriti ei jõua, nad on kurnatud, siuksed ei ole suhtes altid, nad on negatiivsed, et see kurnatus viibki negatiivsuseni, sest see on ju seotud sellega, et kui keha on kurnatud, siis ega see vaim ka siis ei saa väga positiivne olla. Ja väsimust siis põhjustavadki stress, erinevad kroonilised haigused, viirused, bakterid, põletikud, erinevad seedekulgla häired, liiga suur füüsiline koormus või siis ka vähene füüsiline aktiivsus, suur vaimne koormus ja unehäired. Ja väsimus on sümptom. Väsimus ei ole eraldiseisund. Väheneb energia, töövõime ja nagu inimene ei suuda olla motiveeritud. Väsimuse tagajärjel tekib kurnatus. Ja kurnatus põhjustab siis keskendumisraskuseid, ärevust, nõrkust, unehäireid, ärrituvust ja ülemäärast valgustundlikkust. Üleväsimus on siis kroonilise väsimuse tagajärg ja see ei ole enam tervisele hea. Ja see on tegelikult see teema, millest ka Triinu palju räägib. Et kui nüüd kuulata Triinu erinevaid webinare, siis sealt saab selle kohta väga palju teada. Aga seda saame me ka enda organismi toetada siis koos kvaliteetsete toitainetega. Ja üleväsimus siis tekitab unehäireid, apaatiaid, südamerütmihäireid, hingamishäireid, liigset higistamist, peavalu, pearinglust, lihasvalu ja vähendab meie immuunsust ehk siis haiguseid. Krooniline väsimus ja emotsionaalne läbipõlemine on meie sajandil levinud diagnoosid. 90% kroonilise väsimuse juhtumitest jäävad diagnoosimata, sest et inimestele muutub see normaalseks seisundiks. Kui inimene tuleb sellest väsimusest korraks välja, siis ta saab aru tegelikult, kui kurnutud ta on, aga see pikk stress, kurnatus, see kõik, me harjume, inimene harjub kõigega ja inimesed arvavadki, et see ongi normaalne. Kusjuures, mis on veel väga huvitav, on see, et kui sa lähed arsti juurde 40+ vanuses, siis ju arst ütleb, et kõik ongi normaalne, sest sa oled juba vana ja siin ei olegi midagi teha. 70% inimestest tunnevad igapäevaselt tööl väsimust. 51% täiskasvanud inimestest kannatavad väsimusega seotud stressi all. Et väsimus tekitab stressi ja teistpidi stress tekitab väsimust. See kõik on nii omavahel seotud, et pane tähele. Ja 20% surmaga lõppenud liiklusõnnetustest on seotud sõidukijuhi väsimusega. Väsimus hakkab pihta meil juba raku tasandil. Väsimus on siis energiapuudujääk, mida põhjustavad energiaressursside ammendumine kudedes ehk siis ATP molekulides. Et ATP on siis raku energiaühik, aine, millega rakk salvestab ja kasutab energiat. Ja ilma selleta meie kehas ei toimi ükski töö. Laetud ATP siis on sul energiat kasutada
Kui on tühi ATP, siis sa oled väsinud, sa oled jõuetu ja sa oled, näiteks ei taastu kiiresti. Ja keha peab ATP-d pidevalt juurde tootma, sest et seda ei saa varuks ladustada, et nüüd kuidagi panen omale organismi, varustan ja siis kasutan seda järjest. Ja siis rakkude ainevahetusjääkide kogunemine, ka sellest saab peale siis väsimus raku tasandil ehk siis seesama naatriumi-kaaliumi pump, eks ole. Millest sõltub ATP tootmine? ATP tootmiseks on vaja hapnikku, on vaja toitaineid, mineraale, eriti siis magneesiumi ja hästi töötavaid rakke. Kui üks neist on puudu, siis ATP tootmine aeglustub ja inimene tunneb väsimust. Kuidas see on aga seotud siis selle veega? Ilma veeta ei toimu ainevahetus, toitained ei liigu rakkudesse ja ATP tootmine väheneb. Seepärast võib kerge vedeliku puudus juba vähendada energiat, põhjustada udu ja tekitada ka lihasnõrkust. Siin on nüüd uuesti toodud see kaaliumi-naatriumi pump, mis siis kindlustab rakusisese toitumise ja jääkainete eemaldamise rakust. Ja pumba häireteta töötamine väldib ainevahetusjääkide kogunemist rakkudes. Ehk siis selleks, et meil oleks energiat, peab see pump töötama ja selle mõlema protsessi jaoks on väga oluline ka magneesiumi olemasolu. Et tuli juurde nüüd siis magneesium. Magneesium on vajalik energia tootmiseks mitokondritega. See siis stabiliseerib ATP molekuli, osaleb selle lõhustamisel ja tagab energia vabanemise. Magneesium tagab kaalium-naatriumi pumba töö. Aktiveerides naatriumi ja kaaliumi tasakaalu kontrolliva ensüümi ja see hoiab naatriumi rakust väljas ja kaaliumi raku sees. Seetõttu siis häirib magneesiumi puudus peaaegu kõigil organismi süsteemide ja organite tööd. Magneesiumi vaegust on keeruline diagnoosida. Magneesiumi sisaldus rakus on ligikaudu 99%. Vereplasmas on magneesiumi ainult 1%. Sealjuures ligikaudu pool rakusisesest magneesiumi varudest on luukoes ja ülejäänud pehmetes kudedes. Kui magneesiumi sisaldus veres väheneb, võtab organism selle magneesiumi tagavaradest ja see põhjustab häireid lihaste töös ja luukoe struktuuri kahjustusi. Ehk siis, mida võib selle kohta kokkuvõtvalt öelda, on see, et tegelikult ei ole praktiliselt võimalik diagnoosida magneesiumi puudust. Et kui me võtame vereanalüüsi, et saada, kas on magneesiumi puudus või mitte, siis vereanalüüs ju loebki seda selle 1% pealt, mis seal veres on. Ja kui nüüd arvestada seda, et kui veres see magneesium siis langeb magneesiumi tase, siis ta hakkab seda võtma igalt poolt teistest organitest, siis praktiliselt ei ole seda võimalik diagnoosida. Ja magneesiumi tagajärjel siis tekivad lihaskrambid, loidus, kurnatus ja juba kõik ennem seda, kui siis analüüside tulemused näitavad magneesiumi puudust. Millised organid väsivad kõige kiiremini? Suure energiakuluga organid on siis aju, süda, neerupealsed, närvikude ja lihased. Ja magneesiumi puudus siis kajastub esmajärjekorras nende organite töös. Magneesium on väsimuse peamine peletaja. Et see on juba selge, et magneesiumi on vaja meie kõigide organite tööks. Ta reguleerib närvkoe erutatavust ja juhitavust, ehk siis on ka näiteks, kes magavad kehvasti öösel, siis võtta magneesiumi, siis uni muutub paremaks.
genereerib energiat ja hoiab seda stabiilsel tasemel, taastab lihasjõudu, lõdvestab lihaseid, aitab leevendada spasme pärast füüsilist koormust ja stressi. Siis leevendab unetussümptomeid, parandab mälumehhanisme ja tasakaalustab toitumiskäitumist. Ja siin on siis pilt sellest ühest tootest, kus siis kõik see, millest ma eelnevalt rääkisin, on kõik tagatud. Kõik vajalikud mineraalid, antioksüdandid ja kõik ka need elektrolüüdid. Vaatame siis seda lähemalt. Et seal on korallmain, mis on siis tavalise joogivee rikastamiseks. Need on, mul on siin ka pakk. Mul on endas olemas, ma tellisin, sest ma hakkan seda kohe tegema. Selline programm, ma teen selle kohe lahti. Ja saan ka näidata teile seda. See on kinni kleebitud, see on mul täiesti uus. Sest see on väga hea, siin on kõik asjad olemas. Ja minu lemmik on siin Pentagon, mis on see kaalium-naatrium, nii et Svea räägib oma lemmikutest. Ja H500, nii et põnevusega kuulame. Nüüd ma sain selle lahti. Oih! Ja siit see kõik välja tulebki, mis seal pildil oli. Pluss siis see, siin on olemas selline brošüür, kus on siis kasutamisõpetus ja kõik need mineraalid ja antioksüdandid. Korallmain on siis selline, siin on, seda on 30 päeva jagu, siin on väike pakikene ja see pannakse see tehakse lahti, siit võetakse välja, pannakse 1,5 liitri vee peale, lastakse 5 minutit seista ja siis on see vesijoogi valmis. Seal on mineraalid, selle sees on 69 mikromakroelementi ja ta muudab vee kergelt aluseliseks. Et siis ta on kasulike mineraalainete soolade allikas, mis on saadud Jaapani mere süvavee siis nendest korallidest. Et see on koralliliiv on siin sees, ühtegi koralli ära tapetud ei ole, et see on liiv, need on kõik siis nagu siin on ka kirjutatud, et relikt korallidest ehk siis nende siis ammu juba siis nii-öelda jääkidest või ta on liiva kujul juba. Ta säilitab vee optimaalse pH tasakaalu, nagu ma ütlesin, ta õrnalt muudab aluseliseks vee, mis on just meie siis ütleme meie verega sarnane pH tasemele viib selle vee. Reguleerib organismis mineraalset tasakaalu, normaliseerib elutähtsate süsteemide ja organite talitlust ja parandab siis vee maitset. Samamoodi ta struktureerib vett. Meie organismis vedelikud meie organismis on struktureeritud. Et näiteks struktuur on ka külmetatud, kui me paneme vee külmikusse, siis ta külmub ja siis saab ka, kui see üles sulatada, siis seal vees on struktuur sees. Et see on nagu lumehelbed, on ka struktuursed näiteks, eks ju. Ja nüüd ütleme, kui vesi, kuna ta on struktuur ja vesi ka võtab infot vastu, siis väga oluline on see, et milline see vesi, millises keskkonnas on olnud. Et kui ta tuleb sealt kraanidest, siis ta on pikalt kuskil torudes jooksnud, eks ju, või kui on poes, siis poes nad on riiulitel. Mul on endal, mina joon pudelivett, ma Eestis ei pea pudelivett jooma, võib võtta täiesti ju filtri ja filtervett juua ja filtrivette panna seda korallmaini. Aga mina pean pudelivett jooma, sest ma elan sellises kohas, kus kraanist ei ole joogivesi joodav. Ja kahjuks ma pean kasutama pudelivett, Eestis ma ei kasuta, sest et tegelikult ka pudelivees on ju see probleem, et sealt plastikosakesed võivad sinna vette minna. Et ja kui näiteks poodides need pudelid on riiulitel, siis kuna vesi talletab energiat, siis kõik inimesed, kes sealt veest mööda käivad, käsi tõusis püsti. Need inimesed, kes käivad sealt mööda, siis kõik nende mõtted, kõik negatiivsed mõtted, kõik talletavad nende vee struktuuri.
et isegi soovitatakse seda, et ennem kui hakata vett jooma, panna ta klaasi sisse ja öelda häid sõnu talle, öelda armastavaid sõnu, et struktureerida siis teda niipidi, et anda seda head energiat ja siis juua seda vett, et siis ta on meie kehale ka nagu armastuse vesi põhimõtteliselt. Et on tehtud ka katseid, näiteks, et pannakse 2 klaasi vett, ühele klaasile siis antakse negatiivseid mõtteid ja teisele head ja armastust, siis see, kuhu antakse armastust, jääb selgeks, aga see, kuhu sisendatakse neid negatiivseid mõtteid, siis see vesi läheb sogaseks. Et seda YouTube'ist saab seda otsida. Siis pentokaan on nüüd siis see toode, millest rääkis Triinu, mis aitas Triinul siis neid rütmihäireid nagu vähendada ja ma olen palju kuulnud ja tegelikult asi ei olegi selles, et inimesel oleks rütmihäired, et see ei ole nagu haigus põhimõtteliselt, vaid see ongi see mineraalide puudus, mis inimese organismi paneb nagu täisvõimsusel tööle. Ja siis ongi niisugune tunne, et on rütmihäired. Pentokaan siis on eriti siis olulise elektrolüüdi siis aktiivses vormis kaaliumiallikas ja tõesti seda väga palju kiidetakse hommikuti. Minul on see siin ka, minul on neid 3 tükki, siin on 20 tükki on ühes klaasi, poole kuni 1 klaasi vee peale pannakse, ta natukene muliseb ja siis ta on jah, sellises aktiivses vormis. Näiteks hommikul, kui võtta, siis see annab energiat. Ja siis kaaliumi kõrget aktiivsust on saavutatud tänu toote unikaalsele valemile, kus kaalium on kombineeritud koos C-vitamiini ja riboosiga. Ta taastab organismi energiaressursse ja normaliseerib happe ja leelise tasakaalu ehk siis happealuse tasakaalu. Siis H-500. H-500, et see ei ole lihtsalt mingi A-500, vaid siis see -500 on tegelikult see vee või see, ütleme, see veelaeng. Et ütleme, kui vesi ehk siis see ORP, millest siin viimasel real on ka kirjas, et vesi võib olla positiivne ja negatiivne. Kui vesi on plussmärgiga, siis seda vett nimetatakse surnud veeks. Ja kui ta on miinusmärgiga, siis seda nimetatakse elus veeks. Ja see -500 ongi see, et kui see kapsel nüüd sinna, ütleme, vee sisse klaasist panna ja segada, siis sellele veele tuleb väga suur miinus taha. Et see tähendab seda, et see ongi antioksüdantide siis kogum ja ta on üks parimaid maailmas ja selline, kui siis seda kasutada, siis ta aitab neid oksüdatiivset stressi maandada, aitab kõikide nende erinevate keha ründavate negatiivsete asjadega võidelda. Et ta on siis tõhus antioksüdant, mille toime põhineb vesiniku võimsatel taastamisomadustel. Ta taastab organismi. Näiteks kui hommikul samamoodi nagu võtta seda kaaliumivett, eks ju, siis kui võtta seda H-500, siis ka see annab energiat. Ja täiesti päeva kestel, kui on energialangus, siis ta annab hapnikku meie verele, võtta seda sisse ja siis energia tõuseb meie loomulikul teel. Mitte see, et kui me võtame kohvi ja siis tekib selline adrenaliin. Et see ei ole see soodustab just organismi seda loomulikku energia tekkimist. Ja minul on ka näiteks niimoodi, et kui ma õhtul vahest magama ei jää, on halb magama jääda, siis võtta 2 H-500, siis ta nagu stabiliseerib selle organismi ja mina jään hästi magama ja mul tuleb hea uni. On inimesi, kes ütlevad, et ei saa magama jääda, et see annab energiat, sest ta ju tegelikult annab ka energiat. Et põhimõte on selles, et ta lihtsalt organismi nagu stabiliseerib organismi. Tõstab siis töövõimet ja vastupidavust sportlastele väga meeldib see toode, et näiteks kui ta ka väldib seda piimhappe tekkimist lihastes, et kui on liiga suured pingustused, siis ta nagu aitab seda vältida.
ja Ocean Min on siis viimane, see on siis süvavee mineraalide nagu täiesti, ongi konkreetselt süvavee mineraalid. Ja seda pannakse kuskil liitrile veele ja see on siis naturaalse magneesiumi allikas. Ioniseeritud looduslikes süvamere mineraalidest 100% kontsentraat ja aitab siis optimeerida organismi eluprotsesse, soodustab energia genereerimist ja raku tasandil. Ja mida selle kohta väga suur asi, mida sellest räägitakse, on see, et inimesed, kes ei ole saanud, kellel on näiteks see suremistunne kätes-jalgades, siis kes ei ole mingi muuga sellest vabaks saanud, siis sellega on väga paljud inimesed saanud vabaks sellest. Samamoodi krambid, jalgade krampidest saadakse vabaks. See muidugi ei ole kohe üleöö, et organism peab neid varusid kasvatama. Ja üks asi veel, et kui jälle uinumisraskuseid on, siis osad inimesed panevad seda klaasi kohta niisuguse toasooja veega õhtuti enne magama minekut ja saavad hea une. Noh, seda räägitakse iga magneesiumi kohta, eks ju. Ja ta on siis põhimõtteliselt veeklaasis ookeani jõud. Et see vesi siis, need mineraalid tuuakse siis 662 meetri sügavuselt, ta on täiesti puhas, seal ei ole enam mingeid toksiine ega midagi, seal on kõik see ookeani jõud siis taga. Ja aitab siis leevendada paikset ja kroonilist väsimust, suurendada lihasjõudu, suurendada füüsilist vastupidavust ja vaimset võimekust ja samuti ka dieedi ajal. Jah, ta aitab isegi isusi kustutada, magneesiumi piisav olemasolu organismis, säilitada emotsionaalset tasakaalu ja suurendada stressitaluvust, toetada südametööd, tugevdada luukudet ja kiiremini taastuda haigustest ja erinevatest vigastustest. Et aga selleks, et seda juua, ei pea sugugi olema mingi probleem. Juba ennetavalt võib mõelda sellele, et meie organismis oleksid kõik toitained olemas. Ja see ongi siis Hüdramax pluss, kogu see komplekt, mis ma siin näitasin. See on 30 päevaks. Ja siis see ongi optimaalse hüdratsiooni komplekt. See on see, mida meie rakud vajavad, et tagada kõrge töövõime, hea ainevahetus ja kaitse siis varajase vananemise eest, kes ei tahaks siis noor olla. Ja tervis algab veest. Alusta veega. Optimaalne hüdratsioon, see ei seisne ainult piisavas vedeliku tarbimises, elujõu suurendamiseks ja keha normaalse toimimise säilitamiseks vajate ka kõiki neid mineraale tegelikult. Sest et kui neid mineraale me saame, siis meie organism on elujõulisem ja meie organism vananeb aeglasemalt, konkreetselt vananebki aeglasemalt, sest et mis on siis vananemine? Veepuudus, kvaliteetse vee puudus on tegelikult vananemine. Ja et saavutada siis parem töövõime, parem ainevahetus, parem enesetunne, siis tegelikult meie Triinuga ka kutsume sind meiega koos seda programmi tegema. Me ise hakkame seda tegema ja me teeme selleks eraldi grupi. Kõik see grupp on tasuta. Tingimus on siis selle programmi tellimine endale. Seda programmi saab tellida Triinu kaudu ja hetkel siis Triinu kaudu ja et selles siin osaleda ja siis seal grupis me hakkame jagama veel rohkem infot vee kohta, elustiili kohta. Iga nädal on siis iga nädal on siis toitumisega seotud väike loeng. Iga nädal on Triinu siis vaimse poolega seotud loeng ja selline kokkuhoidev koos nagu kogukond. Et kutsume teid kaasa, see on võimalus praegu teha seda koos, sest neid mineraale me vajame nagunii. Ja ma lihtsalt lisan siia veel juurde, et kuna
minu enda tervislik seisund oli 10 aastat tagasi väga-väga halvas olukorras. Ehk ma olin siis nii vaimselt kui füüsiliselt kurnatud ja mul oli elujõudu ainult 3 tundi päevas. Siis te võite ette kujutada. Ja ma tulin sellest olukorrast välja ainult mitte ühegi tabletiga, ainult sisemise tööga ja toetavad siis toidulisad. Ehk siis see tähendab seda, et ma sain veel kilpnäärme ületalituse ja kõik need olukorrad panid nagu mind teadvustama, mis toimub meie vaimses nagu minas. Ehk siis millised on need programmid, mis viivad meid sinna kannatusse. Ja kõikidest nendest, kõik need haigused on tegelikult selle jaoks, et me oleme tegelikult ise armastuse puuduses. Me ise ei saa arugi, kuidas me ei armasta ennast ja meil on nagu, oleme seal kannatuse programmis, ütleme niimoodi, minu kilpnäärme lugu, kui ma olen jaganud või sa oled kuulnud seda, siis on üks nendest kohtades, kus siis alateadvuses on nagu selline varjatud programmikene. Ja kui me ei teadvusta seda, siis me lihtsalt nagu, siis see haigus lihtsalt annab meile märku ja see tähendab seda, et see 3 kuud, mida me seal teeme, alustame siis selle vee joomisega, sealt tulevad edasi järgmised sammud, see läheb väga põnevaks, me teeme seda 3 kuud, me teeme koos, sest kui mina olin sellises olukorras, mul olid ju kõik valed harjumused, mul oli harjumus ainult tööle minna ja tööd teha, aga ennast ma ju ei armastanud. Ja selleks oli mul vaja täielikult restarti, et hakata tegema samm-sammult, hakata vett jooma, hakata õppima, puhkama. Need olid nii suured sammud. Nii et ükskõik, kust kohast sina täna oled, siis lihtsalt sul on võimalus 3 kuud meiega koostööd teha ja ma jagan seal nendest vaimsetest teadmistest ja just nendest haigustest, kus me ennast ei ole armastanud, sõna otseses mõttes. Me oleme armastanud teisi inimesi, tööd, raha rohkem kui ennast. Ja siis on meile need õppetunnid tulnud. Aga sellest kõigest ma lihtsalt tahangi nagu jagada siis 3 kuu vältel, sest kui sinu kehas on mingid märguanded, sa saad aru, et keha nagu kuskilt valutab või midagi, siis see valu on märguanne ja me hakkame neid lahti rääkima. Et see oleks nagu sulle nagu see koht, kus sa saaksid endast rohkem aru, kuidas sa sõidad endast üle. Ja sa ei oska ennast armastada, sest sa ei näe seda kohta, sest see on varjukoht meil. Et need on nagu üliolulised, sest mina nagu nägin siis hiljem, kui ma olin sealt välja tulnud, kuidas ma ei osanud endast nagu lugu pidada ja kuidas need varjatud programmid minu sees toimetasid nii tugevalt, et ma pidin nagu siis olema kilpnäärme ületalituses selle asemel, et olla terve ja et kõikidest nendest kohtadest, nii et neid teemasid on palju, aga õnneks me saame neid lahustada. See on hea uudis. Nii et nendest kõigest räägiksime siis kõik koos, teeksime seda programmi 3 kuud. Jah, Triinu nüüd rääkis seda 3 kuu saladuse ka siin välja, et jah, see tegelikult meie eesmärk on tegelikult teha pikemalt kui 1 kuu, et 1 kuu me alustame veest, et oma organismi mineraalidega kõigepealt täita, et hakata saama kätte see energia, mis on siis naturaalne energia meile looduse poolt antud koos sünniga. Ja me läheme ka edasi, ehk siis kui nüüd sellest 3 kuust rääkida, siis sinna tuleb väga palju teemasid, tulevad Triinu teemad kõik, eks ole, iganädalaselt, siis mina räägin toitumisega seotud teemadest, räägin insuliinist, veresuhkrust, vahelduv paastumisest, hormoonidest, toitumisest, mis on siis tervislik toitumine, mida tegelikult meie organism vajab, et kõikidest sellistest asjadest, et noh, selle nimi on siis, et muuda ennast 90 päeva, mis meid ees ootab.
Jah, ja aga kui sa tahad kuulata ka seda, mis on siis see Muuda ennast 90 päevaga, siis tegelikult homme päeval meil on ka kell 11 veebinar sellel teemal, kus me siis räägime nendest teemadest kõiki, mis me seal puudutame. Et praegu me rääkisime ainult sellest esimesest kuust, 30 päeva, mis on, et Hydramaks pluss. Alusta veest, öeldakse, sest et vesi on meie elu allikas. Kõigepealt täidame rakud heade mineraalidega ja siis läheme sealt edasi keha funktsioonidega, et suveks oleks meie tervis parem, oleks meil rohkem energiat, me näeksime nooremad välja, ideaalis ma tahaks nagu 10 aastat noorem välja näha, eks ju. Mina ka. Et miks mitte 50-aastaselt näha välja näiteks 40-aastane või 35-aastane, eks ole. Et ja te olete oodatud. Kui teil on siis küsimusi, võtke meiega ühendust. Kindlasti te kuskilt leidsite selle, kuidas te siia webinarile tulite, kelle kaudu te siia sattusite, siis selle inimesega ongi vaja ühendust võtta ja tema juhendab, kuidas siis saada meie juurde. Ma tänan, et sa siin osalesid. Ma panen nüüd salvestuse kinni ja me saame rääkida ka peale salvestust, kui teil on küsimusi. Saame arutada asju, et ei pea kohe ära minema, kui ma salvestuse kinni panen. Ja ootame teid kõiki kaasa. See saab väga lahe olema. Ja, aitäh.